Hea Kiia EV4 huviline. Sinuni on jõudnud pakkumine, milles on ära kirjeldatud sõiduk, mille oled valinud enda järgmiseks võimalikuks autoks. Tule minuga kaasa ja käime veel mõned olulised punktid uue EV4 juures üle. Kiia esimene elektriauto, mida toodetakse Euroopas. Masin pannakse Euroopa turu jaoks kokku Žilina tehases Slovakkias. Kliendile tähendab see lühemat tarneaega. Täiselektriline EV4 on ehitatud spetsiaalselt elektriautodele mõeldud platvormile eGMP. 400-voldine süsteem võimaldab vastavalt aku mahutavusele kiirlaadimist 100–127 kW. Veoaku valikuid on 2, 58,3, 81,4 kWh. Sõidu ulatus on vastavalt 456 ja 633 kilomeetrit. Kiirlaadjas laeb EV4 10–80% vaid 30 minutiga. Koduses 11 kW-ises laadjas kulub vastavalt akumahule täislaadimiseks 5–7 tundi. Sõltuvalt velgede suurusest jääb energiakulu vahemikku 14,6–15,8 kWh 100 kilomeetri kohta. Tänu eelmainitud eGMP platvormile on EV4 sama mahukas kui temast klass suuremad sisepõlemismootoriga autod. Teljevahe on 2820 mm, mis on suurem kui Kiia Sportage'il. Ja muidugi sinule tähendab see rohkem ruumi salongis. Auto mõõtmed. Pikkus 4,7, laius 1,86 ja kõrgus 1,48 meetrit. Clearance 140 mm. Pagasiruum mahutab 435 liitrit ja kui sinu valitud EV4 on varustatud veokonksuga, siis väiksema akuga veab ta 500 ja suurema akuga 1000 kilogrammist haagist. Nii nagu kõik Kiiad on ka EV4 juba esimesest tasemest hästi varustatud. Ja näiteks on kõikide EV4 varustustes soojuspump. Ilma milleta, julgen mõelda, on isegi elektriauto kasutamine meie kliimas veidi ebamugav. EV4 standardvarustusest leiame iPedali, mis ei lähe maha ka kui autot taaskäivitad. V2L adapter ehk sõiduk on varustatud ka vehicle to load funktsiooniga, mis tähendab, et siit veoakust on võimalik ka elektrit välja võtta. Ja näiteks võid matkal olles madratsit pumbata, elektritõuksi laadida või võtad kaasa ühe väikse elektripliidi ja teed metsas pannkooke. Digitaalne 12,3-tolline näidikute plokk, 5,1-tolline istmete ja kliimaseadme seadistuse plokk ja 12,3-tolline meelelahutus- ja navigatsiooniplokk. Püsikiiruse hoidja koos pikivahe hoidmise funktsiooniga, täisautomaatne 2-tsooniline kliimaseade, kaugtulede assistent, soojendusega esiistmed ja roolisoojendus, juhtmevaba telefonilaadja, smart key võtmeta käivitus, sõidureas püsimise abisüsteem, eessõitjaga kokkupõrke ennetussüsteem koos jalakäija auto jalgratta tuvastussüsteemiga ja esikokkupõrke vältimise abisüsteem koos ristmikul vasakpöörde ajal vastassuunast läheneva sõiduki tuvastuse ja hädapidurdamisega. Piirkiiruse teavitusfunktsioon, parkimisandurid ees ja taga ning dünaamilise joonega tahavaattekaamera. Kiia äpp rakendus, millega on mugav autot telefonist juhtida, alustada ja lõpetada laadimist, sisse lülitada kliimaseadet, istme- ja roolisoojendused, avada auto uksi ja neid sulgeda, akut eelsoojendada ja palju muud. GT Line varustuspaketiga lisanduvad veel pimenurga kaamera, suunatule sisse lülitades kuvatakse küljekaamera pilt rooli taga olevale näidikute plokile. Digitaalne võti telefonis, käed vabad tagaluugi avamine, GT Line kunstnahast istmekatted, istmesoojendused ees ja taga, elektriliselt reguleeritav juhiste, Harman Kardon helisüsteem, 19 tolli GT Line valuväljad, EX Plus ja GT Line varustuses saad 800 € eest juurde osta head-up display esiklaasi näidiku. TX paketiga on see standardvarustuses ja sinna lisanduvad veel ventileeritavad premium-klassi lõõgastavad esiistmed, mäluga elektriline juhiiste ja elektriliselt reguleeritav kõrvalistujaiste, LED-tulede pakett, Cube-tüüpi esituled, dünaamilised eesmised ja tagumised tervitustuled, intelligentne esitulede süsteem, Parkback, 360 kraadi täisvaatemonitor, kaugjuhitav parkimine, pimenurga kaamerapilt näidikute ploki ekraanil, parkimise ajal tagurdamisel kokkupõrke vältimise abisüsteem.
Väiksema veoakuga Kia EV4 hind alates on 43 390 eurot ja suurema veoakuga hind alates 47 390 eurot. Tänu mõistlikule täismassile on EV4 registreerimismaks minimaalne ehk 150 eurot ja aastamaks vaid 50 eurot. Kia standardgarantii on 7 aastat või 150 000 kilomeetrit ja veoakule lausa 8 aastat või 160 000 kilomeetrit. Kui sul on Kia EV4 osas lisaküsimusi, siis pöördu julgesti sulle pakkumise teinud müügiesindaja poole ning käi kindlasti ära ka selle autoga proovisõidul.